Esimene kabel ehk palvemaja püstitati siia 19. sajandi lõpul. Siin saarel elasid luterlased ja ortodoksid. Õigeusklikud said piiskopil nööbist kinni Kuressaares ja palusid omale kabelit. Ja piiskopi korraldusega see kabel ka siia siis püstitati. Umbes sarnaselt nagu selle kabeliga oli ka lugu nii, et see raiuti üles siis Suure saare peal ja veeti palkidena siia, ehitati üles ja õigeusklikud ja üldiselt see teenis ka kogu saart, sest et seal oli ka koolimaja sees ja selle kabeli vajadus oli eelkõige seetõttu, et oli vaja surnuid ju matta. Et nad sinnamaani jäid kevadet alati ootama, aga kui kabel juba oli, siis sai preester siia lihtsamini tulla ja saadi surnuaiale ka krundid, kuhu nad siis sängitati. Ja see kabel, vana kabel siis teenis saart kuni Nõukogude ajani. Kolhoosi ajal see kästi lammutada ja sellest vanast kabelist on järel ainult vundament ja kell. Kell on praegust siis kellakuuri küljes, kus siis oli ka varasemalt Pritsimaja kohalik abiasutus. Kuna kabelit saarel ei olnud, siis kohalikega sellel teemal vesteldes visatigi õhku mõte, et meie saarel võiks ka kabel olla. Oli teatav grupp Eesti reservohvitsere, kes siis kristlastena ka seda mõtet väga toetasid ja see projekt võttis umbes aasta aega, et see maatükk siin ette valmistada, et saada kokkulepped ja load kohalikult vallavalitsuselt, leida arhitekt, kes sellega projekteeriks ja ka need, kes selle kabeli siis valmis ehitaks. Saime kokkuleppele ühe toreda mehega, Andres Uus on ta nimi, Vanaaja maja eestvedajad. Nemad igal aastal restaureerivad või taastavad või ehitavad mõne omapärase objekti siin Eestimaal. Mitmeid kirikuid, sildu ja tuuleveskeid on nad korda teinud või taastanud. Ja see projekt neile ka väga meeldis, nii et 2023. aasta märtsis hakati Moostes Vanaaja maja aidas seda kabelit üles raiuma. Umbes paar kuud võttis see aega, siis pakiti need palgid kokku, veeti laevaga saarele. Kohalikud inimesed olid väga aitamas sellel transporditegevusel. Ja siis suvel augustis 2023 tuli siia umbes 30 inimest, nii abitööjõudu kui spetsialiste, puusseppi, tavalisi seppi ja muidu meistrimehi, nii et 6 päevaga pandi see kabel siin püsti, katus peale ja ka kell torni. See hetkel siin tornis olev kell on ajutine, see annetati Käsmu kandist ja on siiani siis seda funktsiooni täitnud. 26. juunil käesoleval aastal valati Saksamaal Gescheris ekstra selle kabeli jaoks kell. Täna ta on teel juba Eestimaa poole ja augustis käesoleval aastal jõuab saarele ja siis pannakse siin seda talgute korras üles ja helisema. 24. augustil on kella pühitsemine. Ka see kukktuulelipp, mis siin katusel on veel pühitsemata ja jõudis kohale ka altarimaal, mille maalis Jüri Kask. Ja need siis 24. augustil pühitsetakse. Kabelis peetakse palvusi ja teenistusi enamasti siis, kui õpetaja on saarel. Kindlad teenistused on siin surnuaiapüha, mis on alati juuli 2. laupäeval, kui on ka kohalik külapäev ja on õnnestunud ka igal aastal jõulujumalateenistus siin pidada. Siis on peetud kolmainupüha, mõned suvekesksed jumalateenistused ja
üldiselt siis suuremal osal aastast seisab siin kabel lihtsalt rändurite ootel. Ta on pühitsetud Luteri kiriku pühakojaks, aga kabeli uks on kogu aeg avatud, teda ei suleta kunagi ja siin võib teha jumalateenistusi või palvusi konfessioonist olenemata. Sellised suuremad, rahvarohkemad teenistused on olnud, esimene neist oligi kabeli pühitsemine, kus oli siis kõvasti üle 100 inimese kohal. Protsessiooniga sadamast algas see pühitsemistalitus ja käesoleval suvel oli üks laulatustalitus siin, siis oli ka see kabelihoov rahvast täis ja sisse suurt üle 20 inimese ei mahu, aga kui uksed on valla, siis saavad kõik sellest teenistusest ka osa. Saarel elab alaliselt 6 inimest, suve paiku on siin 150 või 150 ringis inimesi ja nädalavahetustel on turistidena siin kohe hulgaliselt teinekord liikvel. Ja kabeli külastatavus on silmnähtav, et siin ees ikka peatuvad turistide grupid ja uudistavad. Selle kabeli ehitamise käigus siis muidugi oli kohe küsimus, kuidas me need aknalahendused teeme ja otsustasime kohe, et teeme siia vitraažid. Leidsime hea kontakti Saaremaal tegutseva klaasikunstniku Mare Saarega, kes käis siin kohapeal, kui veel muidugi kabelit ei olnud ja oli väga vaimustunud sellest suvisest Abruka loodusest ja see sai ka tema teostuse aluseks. Vitraažid on siis 4 aasta aega Abrukal, kevad, suvi, sügis, talv ja nad enam-vähem on siis sellisesse ilmakaardega seatud. Ja kabeli ehitamise käigus siis siin oli väga palju meistreid erinevatelt maadelt, Ameerikast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Jaapanist ja siis see Jaapani puussepp aitas teha selle protsessiooni risti ja see prantslane nikerdas kohaliku krundi peal kasvanud õunapuu oksas selle õnnistegija risti lööduna sinna külge, et selline väga omapärane lahendus. Selle altari krutsifiksi kinkis kabelile skulptor Mati Karmin, kellega oli ka tore jutuajamine ja tegelikult tal on sarnaseid krutsifikse Eestis veel mitmes pühakojas. Suurim ja väljakutsuvam on ehk siis Tori sõjameeste kirikus, aga sama suurusega, aga klaastaustaga krutsifiksid on Tallinna Toomkiriku kõrvalaltaris, Tartu Jaani kiriku altaris ja Tartu Peetri kiriku altaris. Et selles mõttes on tema skulptorina väga ilusti ennast Eesti kirikuloos jäädvustanud. Kabel valmis annetuste teel, et siin kõik need esemed, mis siin on praktiliselt annetatud, kaasa arvatud see lühter, selle annetas siis Hector Lait, omanik, ja kinkis selle siis kabelile. Aga selle üleskutsega, et annetage esemeid, juhtub alati see, et mõni ese tuleb topelt, nii et tegelikult on meil veel teine lühter, mille annetas ka üks ohvitser. Et ka see on siin rippunud, aga kuidagi see on ekstra selle kabeli jaoks kohe tehtud, et see sobib siia paremini, sobitub sellesse keskkonda ja selle annetuste protsess lõppes enam-vähem pool aastat pärast kabeli valmimist, nii et see on võlgadest igatepidi vaba. Ja selle kabeli siis projekteeris Laur Pihel, kes tegutseb põhiliselt Hiiumaal, aga ta oli väga armsasti seda projekti teostamas. Algus ei lubatud siia torni ehitada, et siin on täpselt need proportsioonid paigas, et ei peaks olema ehitusluba. Või noh, ma ei tea, et oleks kergem asju ajada.
ja siis hiljem saime ikkagi loa selle torni ka sellisel kujul siia püstitada, sest ta ei ületanud neid proportsioone. Jüri Kask on kunstnik, kes tegutseb Kolga-Jaani vallas või kihelkonnas, tänapäeval on nii õigem öelda, Kolga-Jaani kihelkonnas Pinta talus Odistes. Tema poole sai ka pöördutud, et ehk ta maaliks altarile pildi. Ta tegigi selle kohe ekstra kabeli jaoks, aga see sai liiga suur. See ei oleks siia kabelisse mahtunud. Et proportsioonid sai vist valesti talle öeldud. Et ta siis nüüd võttis veel aasta-poolteist aega, kui me leidsime siis sellise lahenduse. Ja selle kukktuulelipu kinkis ja valmistas üks Kuimetsas tegutsev tubli mees. Ta ametilt on metsnik, aga väga osav käsitöömees ka, et ta valmistas selle kukktuulelipu ja möödunud aastal tuli ise ning püstitas siia üles ja see keerleb väga suurepäraselt. Tuulelipu muna sees on ka väike ürik selle kabeli tekkimise loost. Ja käesoleval aastal seesama Mehis Maipuu on ta nimi, valmistas ka Gotlandi Käia kivile sellise rakise, mille peale ta siis püsti sai hiljuti pandud, et sellised toredad toetajad ja abimehed on ka. Ja möödunud aasta suvel siis oli projektiks selle kabeli piiramine, et samamoodi annetuste teel lasime siis Saare Aed on selle ettevõtte nimi, rajada selle Roigas aia siia ette. Oleme Abruka saarel ja kohanime sõnaraamat annab kohanime tekkeks kaks varianti, kas isikunimest Apro, mis viitaks lõpuks Abrahamile, või siis Apr kui niiske koht. Ikka madalad rannikualad on ka ju niisked ja siinsed mullad on ka enamasti kleistunud ja kleimullad tekivad ju liigi niiskuse tingimustes. Aga saar on keskelt ligi 10 meetrit merepinnast, nii et päris kõrge. Abruka tekke kohta on päris muistendid. Enamasti on ühes taolised, et vanapagan nägi linna ehitamist, tahtis takistada, võttis Kuuramaalt tüki maad, millest tekkisid Kuuramaale järved, hakkas siis tulema kas lennates või ujudes Kuressaare poole, aga siis kas sekkus taevaisa, kes viskas seda kiviga ja see maa jäi siia maha, või nägid seda Kuressaare Raekoja tornist inimesed, kes ütlesid, näe, see on ju Abruka. Kui oled nimetanud, oled selle enda võimu alla saanud, järelikult saar jäi maha ja vanapagana plaan kukkus nurja. Et sellised on need jutud. No enne me olime ka Abruka kabeli juures, mis on siis kenasti nagu Maarjamäel sobilik, Rukki-Maarja päeval pühitsetud ehk Maarja uinumise pühal. Ja nendest eraalgatuslikult loodud kabelitest on ta minu teada ka ainuke, mis on Teeliste kiriku projektiga ühinenud ja teistele lahti, kuna eraviisilisi kodukabeleid on ju Eestis veel. Ka külades, mis võib-olla kogukonnale lahti, aga see on tõesti kõigile avatud ja ka Teeliste kiriku projekti brosüüris sees. Aga praegu oleme selle järgi, mida ka Abruka saart kõige paremini looduskaitses tuntakse, Abruka siis lehtmetsas ehk laialehelises metsas, mida võrreldakse Kesk-Euroopa laialiste metsadega nii palju, kui neid Kesk-Euroopas säilinud on. Ja võrreldakse, et ta on ilmelt lausa pöögimetsa sarnane. Loomulikult pöögid on kõrged ja sirged puud. Siin me nii kõrgeid ja sirgeid puid ei näe. Ja sellel metsatekke kohta on ju erinevaid variante. On pakutud, et see on jäänuk atlantilisest kliimaperioodist, mis oli soem ja niiskem kliimaperiood, aga umbes 4500 aastat tagasi. On raske uskuda, et nii vana on, kuna on säilinud ju ka Abruka Kroonumõisa metsanduslik andmeid, et 19. sajand siin raiuti kuusemetsasid. Tõsi, sellest atlantilisest perioodist ilmselt need puuliigid on suures osas pärit, mis siin kasvavad meie maale jõudnud. Et seega hulga usutavam on see variant,
et 19. sajandi alguses, see on siis 200 aastat tagasi, raiuti siin kuusemetsad ära. Metsa taastumisel hooldusraieid ei tehtud kuusel, eriti kasvutaskud tekkis ilmselt kasemets ennem ja selle all hakkasid kasvama need laialehelised puud ja valdav kirjelduse järgi peaks olema siin pärn. Hetkel mul siin pärna silma ei hakka, küll vahtraid palju, aga lisaks saared ja jalakad. No siin jalaka järelkasvu on ka siinsamas meie ümbruses näha. Alusmetsas on siis sarapud, kuslapuu, paakspuu, ka türpuu ja näsiniin ja tüüpilised alusmetsa taimed. Ka kui sa käpalisi leitud ja ainuke Eesti uimastava varesputke leiukoht peaks siin kusagil olema. No mõningaid käpalisi on siin leitud ka paar korda möödunud sajandi jooksul. Aga no ikka see oleneb otsijast, tema taimede tundmisest. Nii kui te vaatate Eesti taimede kaarte, on selgelt näha, et kõige rohkem taime on Tartus, Viljandi ümbruses. See, kus elasid need botaanikud, kus määrasid. Kus nad ei käinud, seal ju leiukohti ei kirjeldatud. Aga mis on sellele lehtmetsale väga iseloomulik? Järjestikune lehte minek. Kevadel õitseb alustaimestik. Need, mis päikest nõuavad, varju taluvad, võivad ka suvel õitseda. Siis lähevad lehte ja õitsevad põõsad, põõsarinne ja viimastena lähevad lehte siis need puud ise, vahtrad, tammed, pärnad, jalakad. Ka tammesi on siin, aga just pärnade, jalakade, saarte ülekaal. Ja sinna me oleme enda ümber praegu päris palju just nimelt vahtraid. Et see on siis, ja nüüd saare, kui see lehtmetsa kooslus oli 19. sajand korralikult välja kujunenud, kirjeldatud, siis Saaremaa loodussõprade selts pöördub juba Baltimaade, riigimaade valitsuse poole ettepanekuga siia teha kaitseala. No maailmasõda tuleb peale, see jääb tegemata tollal. No me teame, et ka Loode tammiku võtsid nende algatusel kaitse alla. Ja tegelikult siis hakkab siin Theodor Lippmaa pikalt uurima, kes uurib just nimelt taimekooslusi ja eri taimeliikide nende koosmõju ja kooskasvamist ja muutumisi ja mitmeid uusi meetodeid geobotaanilises uurimises kasutab. Nii et läheb ka teaduse ajalukku. Ja tegelikult juba 30. aastatel riigimetsade valitsus rakendab siin mitmel kvartalil tegelikult looduskaitset. 1935 antakse dekreedina riigivanema ülesannetes peaministri poolt looduskaitseseadus, mille aluses 37. aastal teeb Theodor Lippmaa ettepaneku võtta see salumets kaitse alla ja esimesed kvartalid siis võetaksegi 38. aastal kaitse alla. Hiljem Vene ajal, kui Eesti NSV looduskaitseseadus tuleb, siis see kaitse jätkub. Kaitseasi ka laiendatakse, laiendamise plaan oli ka enne teist maailmasõda ja praegu võib öelda koos rannakoosluste ja elupaikade kaitsealadega on tegelikult 40% Abrukast kaitse all. Me seisame nüüd siinsamas Abruka salumetsas, siis Theodor Lippmaa mälestuseks nimetatud Pärna juures. Siis vana Pärn selja taga. Ja nagu see Pärn ongi siin ülekaalus, siin näeme päris mitmeid pärnasid juba, aga ka teisi salumetsataimi, ka ikkagi vahert, jalakat ja alusmetsataimed. Theodor Lippmaa sai ka just Abruka salumetsa uurimisega mõneti rahvusvahelist tuntust, rakendas sünuuside meetodid, mis on siis ühe rindeühikud, kus ta siis käsitles ühe taimekoosluse koostööd just nimelt rinnete kaupa, nagu me metsas neid eristame. Kui Abrukast veel rääkida, siis Abruka saarel väga pikka aega püsiasustust ei olnud. Suviti karjatati siin keskaja lõpust alates hobuseid ja muidugi toodi siis karjased siia maale, aga nemad jäid siia suviseks hooajaks. Ja nagu kirjad viitavad, et toodi nad Sõrvest. Ja ka hilisem püsiasustus tuli siia siis, kui tulid majakavahid ja piirivalve. Tollaegne piirivalve oli eelkõige salakaubanduse vältimiseks. Ja see, et piirivalvur on seljaga piiri poole, näoga oma rahva poole, et takistada piiriületus, see tuleb alles viimasel Vene ajal. Ja 19. sajand tuuakse siia siis ka mõisatöölised. Püsiasustus läheb maksimaalselt kusagilt 150 inimeseni jõuab 19. sajandi lõpuks ja antakse nendele ka siis krundid kätte ja muidugi on siis ka siis saarel päris palju puisniite. Ja saare elanikest rääkides kõige tuntumad vastu on Ülo ja Jüri tuulik. Võib nii palju öelda, et
üks nendest vendadest veel võitis väga mitu korda Haabersti linnaosa novellivõistlused, mis olid muidugi vist mälgunimelised, kuna me teame, et Haabersti linnaosas Õismäe külas sai omal ajal kaugust mälk endale ju kirjandusliku loomingu eest talu. Mida võib Abruka kohta veel öelda, et kui paljudel mõisatel olid ülemöödunud sajandil hirveaiad, siis sinna Kroonumõis tegi ka, ütleme, et 19. sajandi viimase veerandi eel tõi ta Kuuramaalt siia punahirvesid. 1927 Eesti Vabariik tõi ka siia Saksamaalt punahirvesid, nii et see on ka üks punahirvede asurkonda sealt. Praegu me teame, et punahirv läheb ka täiesti loomulikul teel Eestisse sisse Läti poolt. Aga tollal oli punahirv ikkagi haruldane, nii nagu ütleme, et kogu mets sigagi. Aga hirveaedasi mõisad lõid endale. Ja Põõsarindes on siin ka meie salusmetsade väga iseloomulik taim magesõstar, mis on ka väga hea hekitaim. Kui keegi tahab meid näha, siis tulge Tallinnas Kaarli kiriku juurde, kus on just magesõstra hekid. Seega ka meie aiataim, lisaks sellele, et ta kasvab metsas. Tõsi, marjad ongi, nagu nimi ütleb, magedad, kuigi sarnased punase sõstraga.